Alustuseks siis tere tulemast sellele seminarile ka minu poolt ja teadmiseks neile, kes sellel sarnasel seminaril osalevad esimest korda, et siis pärast finantsstabiilsusülevaate publitseerimist ja pressikonverentsi, mis meil toimus eelmisel kolmapäeval, siis me tahame need finantsstabiilsusülevaate sõnumid ka analüütikute ja pangandus eriala inimeste seas lahti rääkida. Ja seepärast minu ettekanne võib-olla on sellest pressiüritusest natukene spetsiifilisem, võib-olla natukene ka keerulisem, aga ma üritan seda teha võimalikult lihtsalt siiski. Ja et see järgnev tund oleks kõikidele kasulikum ja huvitavam, et siis te võite küsimusi esitada ja veelgi parem oleks, kui te jagaksite kogemusi ja kommentaare kogu selle ettekande jooksul. Aga finantsstabiilsusülevaadet me Eesti Pangas siis koostame 2 korda aastas, aprillis ja oktoobris, ning see ülevaade on fokusseeritud Eesti finantssektori riskidele. See tähendab seda, et selles ülevaates me ei analüüsi laenude kättesaadavust, laenunõudlust, me ei prognoosi selles ülevaates laenuturu arenguid, et neid teemasid me käsitleme majandusprognoosi raames ja sellest tuleb siis juttu juunikuus. Siis ma arvan, et lähekski kohe tänase ettekande struktuuri juurde. Ja need teemad me oleme jaganud 3 ossa, et kõigepealt selline üldisem finants- ja makrokeskkonna taust, siis emapankade finantstugevusest ja rahastamise võimalustest ja 3. teema on siis, keskendub Eesti pankade olukorrale. Ja lõpetuseks siis ka hinnangust ja mida sellest kõigest võiks järeldada, milliseid samme astuda. Aga sissejuhatuseks ma mõtlesin teile näidata mõningaid slaide, selgitamaks seda, et miks pärast me nendele Eesti finantssektori riskidele nii laia ringiga läheneme. Ja mispärast me võib-olla mõnele teemale natukene rohkem keskendume kui mõnele teisele. Ehk siis kõigepealt Eesti finantsvahendussüsteem, nagu te ilmselt hästi teate, on hästi panganduskeskne. Eesti kohalik võlakirjaturg ja aktsiaturg on hästi väikesed. Sellel on ilmselt omad põhjused, millest üks ilmselt on asjaolu, et Eesti ettevõtted on valdavas enamuses väikeettevõtted ja tegelikult kogu Euroopas selliste väikeste ettevõtete jaoks just panganduse põhine finantseerimine ongi peamine. Samuti suur osa keskmistest ja suurtest ettevõtetest on välisomanduses. See tähendab seda, et need ettevõtted kaasavad vahendeid ka üsna palju välismaalt, ehk siis tegelikult seda Eesti finantsturge võiski käsitleda pigem kui osana sellisest suuremast, laiemast regionaalsest finantsturust. Aga tegelikult kogu see finantsturu temaatika ei ole meie finantsstabiilsusülevaate põhifookus, et pigem käsitleme riske, aga lihtsalt struktuurne aspekt on võib-olla siin kasulik ette teada. Ja lihtsalt infoks ka väikene pilt, 2 pilti rahvusvahelisest võrdlusest, kus te siis näete, et Eesti võlakirjaturg ja aktsiaturg tõepoolest on Euroopa Liidu kõige väikseimad. Samuti tegelikult Eesti pangandussektor on Euroopa Liidu riikide võrdluses majanduse suurust arvestades võrdlemisi väike. See tähendab seda, et kui meie pangandussektoris peaksid riskid realiseeruma, siis nende kvantitatiivne mõju majandusele ei ole ülemäära suur, nagu meil siin on näiteid olnud Iirimaalt või hiljuti ka Küproselt. Ning samuti meie pangad ei ole laienenud
märkimisväärses ulatuses välisturgudele, erinevalt näiteks Rootsist, mis on Rootsis selle pankade varade suhte SKP-sse suhteliselt kõrgele tõstnud. Et Rootsis võib öelda kuskil 60% ehk oleksid sellest postist, ehk siis sellest 400%-st Rootsi kodumaiste varadega seotud. Nii. Ja samuti üks pilt, mis ilmselt on ka teile juba tuttav, kannab sõnumit, et Eesti pangandussektoris domineerivad Põhjamaade pangad, ehk siis Põhjamaadest pärit pankade siinsed tütarpangad ja filiaalid moodustavad rohkem kui 90% siinsest pangandusest. Samal ajal meie 3 kodumaise panga, kelleks on siis LHV, Bigbank ja Tallinna Äripank, et nende 3 panga turuosa on kõigest 4%. Ehk siis sellise sissejuhatuse kokkuvõtteks võib öelda, et meie finantssüsteemi stabiilsuse, finantssüsteemi toimimise seisukohalt on eelkõige tähtis see, kui tugevad on meie Põhjamaade emapangad, milline keskkond, mis nende tegevust mõjutab ja üldiselt, kuidas rahvusvahelised finantsturud neid hindavad. Ka nende emapankade olukorra juurde ma tulen kohe tagasi, et esmalt sellisest laiemast finantskeskkonna taustast. Nimelt siis viitavad mitmed finantsindikaatorid, et pinged rahvusvahelistel rahaturgudel on viimasel ajal selgelt vähenenud. Et viimastel kuudel on nii pangad kui valitsused saanud rahvusvahelistelt turgudelt märksa parematel tingimustel vahendeid kaasata, kui see oli pool aastat või aasta tagasi. Loomulikult see vajadus vahendite järele on ka mõnevõrra väiksem, kuna Euroopa panganduses on siis toimunud finantsvõimenduse vähenemise protsessid ja üleüldse nõudlus ka laenuraha järele on vähenenud. Aga Euroopa Keskpank siis paneb kokku sellist üsna huvitavat süsteemset stressi peegeldavat indeksit, kus siis kasutatakse erinevaid rahaturu, võlakirjaturu, aktsiaturu, valuutaturu indikaatoreid ja vaadatakse ka nende omavahelist korrelatsiooni. Ja sellise süsteemse stressi komposiitindeksi pealt siis paistab tõesti välja, et pinged võrreldes pool aasta tagusega on märksa väiksemad. Samuti, kui vaadata eurosüsteemi bilanssi, siis siit paistab välja, et euroala pangad on hakanud keskpangale tagastama aasta või poolteist tagasi võetud väga pikaajalisi rahapoliitilisi laene. Ja samuti see peegeldab just neid helesiniseid tulbakesi sellel joonisel. Ja graafiku alumisest osast te näete, et pangad on vähendanud oma likviidsuse hoidmist keskpangas. Tähendab, et sellele olematu tootlusega rahale on pangad leidnud mõistlikuma kasutuse. Ehk siis see pilt peaks peegeldama seda, et turgude usaldus on euroalal mõnevõrra paranenud. Samas muidugi peab ütlema, et riigiti on siin hästi suured erinevused ja jätkuvalt on mitmete Euroopa riikide pangad jätkuvalt keskpanga likviidsusest sõltuvad. Jaa. See on põhimõtteliselt väga keeruline seletada, aga põhimõtteliselt kui keskpank lisab turule likviidsust, siis ta peab osa sellest rahast nii-öelda steriliseerima, et ta peab neid vahendeid tagasi võtma. Ja siis, kui
kui on selline vastupidine olukord, kus pigem turult, kui on likviidsust nagu üle, et siis pigem keskpank tõmbab nende peenhäälestusoperatsioonidega raha tagasi, ehk siis see on selline instrument, millega keskpank üritab saavutada sellist normaalset likviidsuse taset süsteemis. Ja selleks siis nagu antud juhul siis Euroopa Keskpank korraldab nädalaseid deposiidioksjoneneid, kus pangad osalevad. Ja nendel oksjonitel siis osalevad ka Eestis mõned pangad. Et see intress, et nendelt peenhäälestustehingute pealt siis Euroopa Keskpanka pakub väikest intressimäära erinevalt siis näiteks sellest, kui pangad niisama hoiavad keskpanga arvelduskontodel raha. Et see on selline jah, nagu ütleme, selline häälestamise tehing. Nii. Siis võib-olla pisut ka nendest viimase aja sündmustest, mis puudutavad Küprost. Siin võib ütelda, et Küprose panganduskriis tegelikult teisi turge märkimisväärses ulatuses ei nakatanud. Et tõsi küll, selle tulemusena Euroopa pankade krediidiriski kindlustamise nii-öelda CDS-preemiad märtsikuus mõnevõrra tõusid, aga see negatiivne mõju ei jäänud kestma, nagu te siit siniselt joonelt näete, et see on tagasi tulnud madalamale tasemele. Ja samalt jooniselt näete ka seda, et Põhjamaade panku hinnatakse võrreldes Euroopa teiste pankadega suhteliselt turvalisemaks, ehk siis nende krediidiriski vastu kindlustamiseks küsitakse väiksemat preemiat. See suhe Euroopa ja Põhjamaade riskihinnangute vahel oli 2008. aastal teistpidi, tulenevalt siis sellest, et Rootsi pangad teenisid või said Baltikumist suuri laenukahjumeid ja siis neid hinnati Euroopa pankadega võrreldes mõnevõrra riskantsemaks. Aga selline olukord, kus Rootsi pangad on turvalisemad, on kestnud juba mõnda aega. Nii. Aga kindlasti üks areng, mis euroala finantsstabiilsust lähiajal negatiivselt mõjutab, on euroala nõrk majandusseis. Nimelt oodatakse käesolevaks aastaks, et euroala majandus on languses ja see võib mõjutada Euroopa pankade krediidi kvaliteeti, võib suurendada laenukahjumeid ja mõjutada nende kapitaliseeritust. Selline loogika kindlasti ei jää tähelepanuta ka rahvusvaheliste investorite poolt, mis siis tähendab ka seda, et Euroopa finantsjärelevalve asutused on viimasel ajal hakanud üha valjemal häälel rääkima sellest, et pangad peaksid olema oma krediidiriski hindamisel rohkem konservatiivsemad, olema rohkem läbipaistvad. Ehk siis, et ka euroala tugevamad pangad selle määramatuse või ebakindluse tõttu ei saaks kannatada. Nii. Ja. See on Euroopa Keskpanga staffi prognoos. Et Eesti Pank osaleb ka tegelikult euroala prognoosi koostamisel, aga eurosüsteemis tehakse prognoosi 4 korda aastas ja 2 korral nendest osaleb selle prognoosi koostamisel ka Eesti Pank ja nüüd selles järgmises juunikuises prognoosis siis oleme ka meie sees, aga see antud juhul siin on Euroopa Keskpanga enda märtsis tehtud prognoos. Ja see täpne number, seda ma täpselt nüüd ei oska öelda, aga üldiselt Euroopa Keskpank armastab anda just seda prognoosi vahemikuna.
aga läheks siit edasi Põhjamaade emapankade juurde ja siin võib öelda, et Põhjamaade emapangad on olnud võrdlemisi kasumlikud ja ka kapitaliseeritus on viimasel aastal paranenud. Aga nüüd selle sama joonise taustal tahaks rääkida natukene spetsiifilisemalt pankade kapitali arvestamisest, kapitali vajadusest, et see teadmine tuleb kasuks mõne järgmise teema juures, ehk siis riskikaaludest. Et nimelt arvestavad Rootsi suured pangagrupid Rootsis välja antud eluasemelaenudest riskivarade hulka, mille pealt nad oma kapitali vajadust peavad hindama, vähem kui 10% kogu eluaseme laenu portfellist. Eestis on see nii-öelda riskikaal praegu keskmiselt 20%, Lätis ja Leedus on see veelgi kõrgem, ehk siis suured Rootsi pangagrupid arvestavad regioonide portfellidelt erineval määral kapitali. Ja need suured erinevused tulenevad kapitali arvestamise metoodikast, kus siis kasutatakse mudeleid, mis arvestavad möödunud perioodide laenukahjumeid. Ehk kuna Rootsis on siin mitmeid aastaid olnud eluasemelaenude laenukahjumid väga madalad, siis sellest tulenevalt ongi see Rootsi portfelli eluasemelaenude riskikaal kujunenud sedavõrd madalaks ja see on madalaim kogu Euroopa Liidus. Nüüd sellest tulenevalt, et kuivõrd tulevikus siiski tulevaste laenukahjumite suhtes ei pruugi selline arvestus olla kõige mõistlikum, ehk siis, et meil minevikus olid väiksed laenukahjumid, et see ei pruugi olla niimoodi ka tulevikus, siis Rootsi keskpank ja Finantsinspektsioon on kavandamas selle riskikaalu miinimummäära tõstmist 15% Rootsis. Millal see nüüd täpselt juhtub ja kuidas seda tehniliselt ellu viiakse, et see on hetkel veel lahtine, et toimuvad konsultatsioonid turuosalistega ja teiste asjasse puutuvate riigiinstitutsioonidega. Aga see teadmine oli lihtsalt siin oluline taustaks võtta ja seda me kasutasime ka ühe meie eriteema juures, kus me vaatasime Rootsi pangagruppide intressimarginaali erinevusi Põhja- ja Balti riikides. Nimelt siis teenivad Rootsi pangagrupid Baltimaade portfellidelt märksa suuremat puhasintressitulu kui Põhjamaades või siis grupis tervikuna. Ja seda tänu kõrgematele intressimarginaalidele. Aga kui nüüd kombineerida see eelnevalt räägitud riskikaalude, laenukahjususe, kapitalivajaduse teema ja intressimarginaalide erinevuse teema, siis jõudsime oma aruteludes ja analüüsis sellise tulemusena, et tegelikult kasum nende nii-öelda riskivarade suhtes on kogu regioonis, ütleme, nende regioonide vahel on suhteliselt sarnane. Ehk siis see viib justkui järeldusele, et intressimarginaalide erinevusi Põhja- ja Baltimaades võib selgitada just nimelt erineva kapitalivajadusega nendes riikides ja see kapitalivajadus siis puhttehniliselt tuleneb erinevast laenukahjususest. Ehk kui me siit tahame veel edasi mõelda, et kui nüüd Eestis jäävad need
2008.–2009. aastal saadud suured laenukahjumid pikemasse möödanikku, siis ehk võib oodata, et ka meie laenumarginaal hakkab püsivamalt konvergeeruma Põhjamaade marginaalile ja osutuma pikaajaliselt madalamaks. Aga nagu öeldud, see oli puht selline teoreetiline mõttekäik, milles nagu väike loogikatera on sees. Aga tulles sellest teoreetiliselt arutelult natukene rohkem tegelikkusesse, siis nii Rootsi keskpank et Rootsi keskpank on samuti toonud välja, et Rootsi pankade peamiseks haavatavuseks on nende rahastamise struktuur. Ehkki viimase 4 aasta jooksul on Rootsi pankade bilanssides hoiuste osakaal järjekindlalt tõusnud, põhineb laenude rahastamine Rootsi pankades siiski suhteliselt suures osas turgudelt kaasatud vahenditel. Ja see kõrvale panin euroala pankade keskmise bilansi, kus te näete, et see erinevus laenude, mis on siis punane joon, ja hoiuste vahel, et see ei ole niivõrd suur, kui see on siin olnud Rootsis. Ja samuti saab Rootsi puhul välja tuua, et nende pankade poolt emiteeritud võlakirjad, Rootsi pangad kasutavad eelkõige kaetud võlakirju, covered bonde, et need võlakirjad on väga suures ulatuses lühiajalised, ehk 40% nendest võlakirjadest on emiteeritud tähtajaga alla 1 aasta. Ja enamus nendest on veel emiteeritud välisvaluutades. Nüüd, et seda likviidsusriski vähendada ja turgude usaldust suurendada, siis kehtestas Rootsi sellest aastast karmimad likviidsusnõuded, uued likviidsusnõuded ja seda ka välisvaluutade suhtes. Ja ta kehtestas need siis ennem, kui seda näeb ette järgmisest aastast jõustuv pankade uus regulatsioon ja seal toodud ajakava. Nii, aga nüüd läheksid edasi Eesti kodumaiste teemadega. Et kõigepealt alustaks laenukasvu riskist, mis peab kohe ütlema, et meie hinnangul on hetkel pigem väike. Et ehkki laenuportfell pöördus tõusule, on erasektori võlakoormus endiselt vähenenud, ütleme viimasel ajal on ta mõnevõrra nüüd stabiliseeruma hakanud, kuid majapidamiste osas võlakoormuse vähenemine ilmselt veel jätkub. Sellel pildil siin on toodud erasektori võlg tervikuna, ehk siis lisaks nendele laenudele, mida ettevõtted ja majapidamised saavad kodumaistest pankadest ja liisingettevõtetest, sisaldab ta ka välismaalt võetud laene, mis eriti ettevõtete puhul moodustavad märkimisväärse osa. Ja kui me räägime võlakoormusest, siis me vaatame just seda laiemat krediidiagregaati, mis on paremini ka rahvusvaheliselt võrreldav. Et taustaks teile lihtsalt nii palju, et praegu on Eesti erasektori võlakoormus, võlg SKP suhtes, kuskil 20–30% punkti väiksem kui Euroopa Liidu keskmine. Samas, kui vaadata noori liikmesriiki, mida ma ütlen uusi, vaid noori liikmesriike, et siis endiselt on Eesti erasektori võlakoormus suhteliselt kõrge. Jaa. Ma esmalt äkki nagu räägiksin ühe pildiga veel eluasemelaenude kasvust, et äkki siis see aitab natukene kaasa. Et kohe jõuan selleni.
et ennem näitaks ära ühe pildi ettevõtete kohta, et nii ettevõtete kui majapidamiste balansid saab öelda, et on viimastel aastatel paranenud. Ettevõtete omakapital on tänu kasumitele jõudsalt kasvanud, samal ajal laenuportfell ei ole nii kiiresti suurenenud ja siis seetõttu ettevõtete võlakordaja või finantsvõimendus, mis on see must joon, et see on viimastel aastatel alanenud. Ja ta on alanud võrreldes, ta on jõudnud selle tasemele, mis on suhteliselt madal võrreldes nii Eesti ajaloolist kogemust võrreldes kui ka võrreldes euroala keskmise võlakordaja näitajaga. Loomulikult ettevõtete sektoris sees on ettevõtted äärmiselt erinevaid, on ettevõtted, kellel ei ole üldse laene ja on ettevõtted, kes on kahjumis ja nii edasi, et selles mõttes, aga see pilt lihtsalt räägib ettevõtete sektori keskmisest. Nüüd ilmselt selles uues kasvukeskkonnas tahavad hakata ettevõtted ka oma kapitali tootlust parandama. See tähendab ka seda, et ilmselt nad asuvad oma finantsvõimendust vähendama ja samal ajal siis see tähendab seda, et ka laenuportfell jätkab ilmselt kasvu. Nii, aga tulles nüüd edasi selle majapidamiste laenukasvu teema juurde, siis ka siin me ootame, et eluasemelaenu portfell käesoleval aastal ilmselt hakkab püsivamalt kasvama. Et tegelikult juba, kui te vaatate siin sellel joonisel seda helesinist ala, siis tegelikult juba eelmise aasta keskpaigas me nägime, et eluasemelaenu portfell oli justkui juba tõusmas. Nüüd see kahanemine, mis siin viimastel kuudel toimus, seda võib osaliselt panna ka lihtsalt sesoonsuse arvele, et kuivõrd aasta esimestel kuudel lihtsalt tavaliselt võtavadki majapidamiselt suhteliselt vähem eluasemelaenu. Samal ajal uute laenude aastakasvud on püsinud jätkuvalt kuskil 20% juures ja nüüd, kui see 20%-line uute eluasemelaenude kasv peaks jätkuma, siis on loogiline oodata, et ka eluasemelaenude portfell hakkab jällegi püsivamalt kasvama. Et samas muidugi sellised buumile viitavaid ilminguid me ikkagi ei näe, ehkki tõepoolest tööturu olukord ja palgaarengud on majapidamiste kindlustunnet suurendanud. Aga sellegipoolest, et vaadates su küsimusele, et see eluasemelaenude kasv jääb siiski võrreldes majanduse nominaalse kasvuga pigem tagasihoidlikuks ja majapidamiste võlakoormus ilmselt ikkagi jätkab alanemist. Aga nagu loengu sissejuhatuses ütlesin, et tegelikult nende laenuturu prognoosi juurde me tuleme juunikuus täpsemalt tagasi. Et ilmselt neid prognoosinumbreid, mida me oma talveprognoosis detsembris esitlesime, et neid me vaatame pisut ümber. Ja. Et siis, kui laenuportfell liigub käsikäes üldise majandusarenguga, et kui ta ei tekita majanduses mingisuguseid jah, siin seda laenuportfelli, ütleme seda jäägi arengut, mis siin toimub, et seda mõjutab väga palju just varasemate laenude amortisatsioon, et osa laene makstakse tagasi ja see amortisatsioon või siis halbade laenude bilansist väljakandmine, et see tegelikult lihtsalt mõjutab seda statistiliselt seda näitajat. Aga tegelikult, et nagu siin vaadata neid uute laenude käivet, mis on 20% juures, et see tegelikult ei ole just väga väike.
nii, aga jah, et hea on, kui laenuportfell käib majandusarenguga enam-vähem nagu käsikäes. Nii, aga kinnisvarahinnad on ka kasvanud võrdlemisi mõõdukalt, aga sellegipoolest siis meie kinnisvarahindade tase on buumiaja tasemest endiselt ligi 40% madalam ja see tähendab seda, et rohkem kui kümnendikul eluasemelaenu võtnutest on eluasemelaenu jääk selle tagatisest suurem, ehk siis need kaks viimast ala siin. Et selline olukord kindlasti ei ole probleemiks siis, kui see laen on võetud oma kodu soetamiseks ja seda kasutatakse pikaajaliselt ja kui laenuklient suudab oma laenumakseid korralikult teha. Aga selline olukord on probleemiks siis eluaseme vahetusel ja samuti nendel majapidamistel, kelle laenumaksevõime on nõrgem. Et pankade poolt meile raporteeritud andmetest siiski paistab, et nende kõrge nii-öelda LTV-ga laenuvõtjate seas on laenumakse probleeme siiski vähemuses, et kuskil 11-12% nendest kõrge LTV-ga laenudest on probleemsed, ehk siis kas nad on maksetähtaega ületanud või on laenumakse probleemide tõttu restruktureeritud. Nii, aga sellelt teemalt võib-olla liigukski edasi just krediidi kvaliteedi juurde ja alustades ettevõtete laenumaksevõimest. Mitmed indikaatorid näitavad, et vaatamata sellele, et välisnõudlus on viimasel ajal olnud vägagi kehvapoolne, ei ole ettevõtete maksevõime halvenenud. Kui vaadata ennakindikaatoreid, milleks võib pidada näiteks ettevõtete maksehäireid ja maksuvõlgasid, mis üldjuhul siis avalduvad ennem, kui ettevõtte pangale võlgu jääb, siis siit on näha, et sinised tulbad, mis näitavad maksehäireid, et siis võrreldes aastatagusega maksehäirete osas mingisugust muutust ei näe, samal ajal maksuvõlad on aastatagusega võrreldes vähenenud. Nüüd, mis puudutab majapidamisi, siis seekord oli meil kasutada TNS Emori poolt sügisel läbi viidud F-monitori mikroandmed ja nende pealt siis saab järeldada, et paraku kui vaadata majapidamiste üldkogumit, siis need sinised tulbad näitavad, et majapidamiste säästuvõime on viimastel aastatel järjepidevalt vähenenud. Samal ajal on aga nende perede puhul, kes on võtnud laenu, siis nende puhul me jällegi näeme, et säästuvõime on paranenud. Ehk siis ilmselt üks seletus sellele on see, et baasintressimäärad on selle aja jooksul märkimisväärselt vähenenud ja see on jätnud majapidamistele rohkem raha kätte. Nii, aga kuidas see laenumaksevõime siis lõpuks pankade krediidiportfelli kvaliteedis kajastub? Et oma analüüsides me vaatame probleemsete laenudena selliseid laene, kus laenumakse, kui laenumaksed on hilinenud rohkem kui 2 kuud, ehk siis me vaatame üle 60 päeva viivises olevaid laene ja taoliste laenude osakaal pankade laenuportfellis on
hetkel pisut üle 3%. Kõige süngematel perioodidel oli see 7,5%. Aga selle graafikuga siin me tahtsime tabada mitu kärbest ühe hoobiga, ehk siis vaatasime viivislaenude osakaalu erinevate sektorite lõikes ja kui suurt tähendust see viivislaenude hulk pangandussektorile tervikuna tähendab. Ja siin te näete, et ettevõtete kinnisvara ja ehitussektori probleemlaenud ja eluaseme probleemlaenud moodustavad kuskil 2/3 pankade probleemlaenude mahust. Nii, aga sellelt graafikult samuti võib positiivsena välja tuua, et kõikide sektorite puhul on viivislaenude osakaal üle või alla 6% vastavatest laenudest ja enamikel on see osakaal alla 4%. Nüüd jällegi, kui vaadata tagasi siin nendele kõige süngematele aegadele 2010. aastal, siis mitmetes sektorites oli see viivislaenude osakaal 13–14%. Ehk siis täna on halbade laenude osakaal kõikides sektorites märkimisväärselt vähenenud. Nii, aga ettevaates me samuti ei prognoosi lähema 2 aasta jooksul märkimisväärseid muudatusi, ehk me arvame, et see viivislaenude tase, kui me kasutame lihtsalt analüütilist arutlust, et uusi viivislaene küll lisandub, aga samal ajal neid laene, mis jällegi hakkavad taas toimima, et neid on enam-vähem sama palju. Samas muidugi peab ütlema, et me Keskpangas me ei suuda prognoosida seda, millisel määral pangad oma bilansse puhastavad, et kui kiiresti ja millises mahus nad lootusetuks hinnatud laene bilansist välja kannavad. Ehk tegelikult 2012. aastal see suur viivislaenude vähenemine oli ligi 70% ulatuses põhjustatud just nimelt nende lootusetute laenude bilansist maha kandmisest. Samal ajal muidugi hinnatakse osa riskantsemaid laene jällegi vähem riskantsemaks ja see on võimaldanud pankadel varem tehtud suuri provisjone vähendama ja tänu sellele on ka pankade puhaskasumlikkus tõusnud. Jah. Nii, ma pean natuke mõtlema. Siin me kasutasime meie talve makroprognoosi negatiivset stsenaariumit, mis põhines oodatust kehvemal väliskeskkonnal. Ja põhimõtteliselt me tavaliselt, kui me viivislaenude prognoosi teeme, siis me kasutamegi sisendina just meie viimast makroprognoosi, et seal väikene ajaline vahe tekib sisse, aga põhimõtteliselt jah, et see on nagu makroprognoosi negatiivne stsenaarium. Ja peab ütlema, et kui me eelmisel sügisel kirjutasime finantsstabiilsuse ülevaadet, et siis me võtsime veel karmima ohustsenaariumi, kus me siis mängisime läbi analoogse arenguni, nagu oli 2008. aastal. Ja tegelikult ka see väga negatiivne stsenaarium meil märkimisväärset viivislaenude kasvu kaasa ei toonud. Ehk siis tegelikult on pankade bilansid juba tänaseks niivõrd puhastunud, et sellised suured šokid viivislaenude kasvu ei põhjusta. Nii. Aga selle kasumlikkuse slaidi puhul siis tõesti väärib tähelepanu see, et need tumesinised tulbad
mis märgivad pankade laenukahjumeid, et kui te näete, et siin 2009. aastal olid väga suured laenukahjumid, siis täna me näeme hoopiski, et netona on hoopiski neid allahindlusi, varasemaid allahindlusi kasumiks tagasi pööratud ja kui nüüd seda 2012. aastal ei oleks tehtud, siis oleks pankade puhas kasumlikkus varade suhtes olnud enam-vähem selline, nagu ta oli 2011. aastal. Aga ettevaates siis pankade kasumlikkust mõjutab eelkõige madal baasintressimäärade tase, mistõttu pankade intressitulud käesoleval aastal ilmselt on väiksemad kui eelmisel aastal ja kindlasti väiksemad kui üle-eelmisel aastal. Nii, ja mõne sõnaga ka pankade rahastamise likviidsuse teemadel, et kui siin Rootsi puhul sai välja toodud, et nende rahastamise struktuur on väga suures osas finantsturupõhine, siis Eesti puhul me saame öelda, et hoiuste osakaal pankade bilanssides on väga jõudsalt kasvanud, sõltuvus emapankade rahastamisest on vähenenud ja laenuhoiuse suhe on väga jõuliselt vähenenud ja nüüd ta viimastel kuudel on stabiliseerunud seal ülalpool 110% taset. Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega paistab silma, et meil viimase 4 aasta jooksul toimunud see laenuhoiuse suhte vähenemine on olnud üks markantsemaid. Siin graafiku alumises servas te näete, et Soome ja Rootsi on siin 4 aasta jooksul liikunud pigem vastupidises suunas, mis ilmselt kirjeldab ka nende natukene erinevat laenutsüklit. Ütleme, kui erinevalt siin, põhiliselt on see toimunud laenude kasvu toel. Et kui siin Balti riikides on toimunud suur finantsvõimenduse vähenemine, erasektor on vähendanud võlga, siis Rootsis, Soomes me nägime just tänu madalatele intressimääradele suuremaid kasvutemposid. Nii. Aga selle hoiuste teemaga jätkates siis Küprose sündmuste valguses pööravad kõik riigid viimasel ajal suuremat tähelepanu mitteresidentide hoiuste liikumisele. Meie tegime seda natukene rohkem sügavuti eelmise aasta sügisel, kui me tõesti nägime, et need mitteresidentide hoiuste kasv oli märkimisväärne. Aga kui vaadata siin viimaseid arenguid, siis samal ajal kui Eesti kodumaiste hoiuste kasv on jätkunud, siis mitteresidentide puhul me näeme, et tegelikult sügisega võrreldes on mitteresidentide hoiused vähenenud ligi 10% võrra või isegi rohkem ettevõtete puhul. Ja mitteresidentide hoiuste osakaal hoiuste kogumahus on jällegi taandunud 20%. Nii, siin on kui vaadata puht tehniliselt, siis ettevõtete ja majapidamiste puhul on siin hästi suured erinevused. Et ettevõtete puhul üle poole mitteresidentide hoiustest on nii-öelda offshore piirkonna hoiused. Mis seal taga täpselt on, et seda on raske öelda. Et kuivõrd on tegemist Vene äridega, mil määral on Eesti ettevõtted maksude optimeerimise tõttu tegutsevad offshore, et selles mõttes me ei oska nagu täpselt sinna rahvust taha panna. Samuti on olnud meil Küprose hoiuseid, ilmselt nagu samalaadsed. Mis puudutab Põhja-Balti regiooni mitteresidentide hoiused, siis need on olnud üllatavalt väikesed. Nüüd majapidamiste puhul
on valdav enamus, jällegi üle poole, kui ma ei eksi, on tegemist SRÜ riikidest pärit hoiustega. Aga ütleme, et majapidamiste hulgas siiski see mitteresidentide hoiuste osakaal on, koguhoiust on suhteliselt väike, et viimased andmed vist oli 9% majapidamiste hoiustest on mitteresidentide omad. Ja siis nendest siis 50% kuskil on SRÜ riikide hoiused. Nii, ja siis loomulikult mitteresidentide hulgas on suhteliselt suur, majapidamiste hulgas on suhteliselt suur osa Saksamaa hoiuseid, kuivõrd üks pank pakub vastavat teenust piiriüleselt. Nii. Oli see piisav vastus või et nii. Aga siin teemade lõpetuseks siis tahaks eraldi rääkida ühest riskist, mis puudutab praegust madalate intressimäärade keskkonda. Kuivõrd viimastel aastatel me oleme madalaid intressimäärasid esile toonud kui ühe põhjusena, mis pärast majapidamiste ettevõtete laenumaksevõime on olnud sedavõrd hea, et see on aidanud neid raskemad ajad üle elada, siis nüüd uues kasvukeskkonnas ja teadmisel, et madalate intressimäärade keskkond jääb ilmselt pikemaks ajaks püsima, tuleb hakata tähelepanu pöörama ka riskidele, mida see keskkond võib endaga kaasa tuua, et kuidas ta hakkab mõjutama laenuvõtjate ja pankade käitumist. Et kõigepealt siin on hästi lihtne joonis eluasemelaenude intressimäära kohta ja eluasemelaenude intressimäära ma võtsin lihtsalt näiteks ja seetõttu, et eluasemelaen on selline rohkem homogeenne toode erinevalt ettevõtete laenuintressidest, kus on siis üksikute projektide riskid mängivad olulisemat rolli laenuintressimäära kujunemisel. Aga kui vaadata seda eluasemelaenu intressimäära tervikuna, eks seda ülemist taset, siis te näete, et 2012. aastal on eluasemelaenu intress märkimisväärselt alanenud ja ta nüüd on viimasel ajal jõudnud siis ajalooliselt madalaima tasemeni. Kui nüüd aga vaadata seda intressimäära komponentide lõikes, siis te näete, et see alanemine on tulnud selgelt baasintressimäära 6 kuu Euribori alanemise tõttu. Samal ajal on aga pangad tõstnud intressimarginaali ja tänaseks on ta keskmisena jõudnud enam-vähem sinna tasemele, kus ta oli 2009. aastal, kus on siis sügavama majanduslanguse aasta. Ehk siis võib küsida, et kas tõepoolest meie tänase laenuturu riskid on tõepoolest võrreldavad toonasega. Üks põhjus selleks intressimarginaali tõusuks on ilmselt see, et kuna pankade intressitulud on selles madalate intressimäärade keskkonnas sedavõrd kõvasti kukkunud, siis osaliselt on seda korvatud intressimarginaali tõusuga. Nüüd ajal, kui tõepoolest see kogu intressimäär on sedavõrd madal, siis selline intressimarginaali tõus ja intressimäära tõus intressimarginaali tõus ei tohiks laenuotsuseid märkimisväärselt mõjutada. Nüüd teine teema on baasintressimäärade struktuur ja laenuvõtja teadlikkus. Nimelt me seekord küsisime 3 kõige suuremalt eluasemelaene pakkuvalt pangalt informatsiooni baasintressimäärade ja laenude väljastamise kohta. Ja tulemused siis sellised, et laenude fikseerimise osas meil endiselt mingeid olulisi
uudiseid või muutusi ei ole, et jätkuvalt fikseeritakse laen kas siis 3, 5 või enamaks aastaks siiski suhteliselt vähe, et vaid 5% uutest laenudest fikseeritakse, aga samal ajal on märkimisväärselt muutunud ujuvates laenulepingutes kasutatavate baasintressimäärade struktuur. Ehk kui laenubuumi aastail 2006, 2007 pakuti eluasemelaene valdavalt 6 kuu Euribori baasil ja ka veel 2011. aasta alguses oli valdav enamus eluasemelaenudest sõlmitud 6 kuu Euriboriga, siis eelmise aasta lõpus oli see 6 kuu Euribori osakaal alanenud juba 40%-ni. Ühelt poolt on pangad hakanud eluasemelaene sõlmima väga lühiajalise baasintressimääraga, et 1 kuu Euriboriga, mis on muidugi madalam kui 6 kuu Euribor ja see erinevus 1 kuu ja 6 kuu Euribori vahel oli, kui ma ei eksi, siis oli eriti suur 2012. aasta keskpaigas. Aga muidugi peab arvestama, et see 1 kuu Euribor on ka märkimisväärselt volatiilsem. Nüüd, kui kliendil on, kui kliendi igakuine laenumakse tema sissetulekute suhtes on mõistlik ja tal on piisavad finantspuhvrid, et sedamoodi praktiliselt iga kuu oma tarbimist saaks vastavalt siis kohandada, kui intressimäär tõuseb, et siis võib-olla see polegi probleem. Nüüd teiselt poolt on pangad üha rohkem pakkumas eluasemelaenu turul laene oma baasintressimäära alusel, mis on aga kindlasti vähem läbipaistev, kui see on 6 kuu, lihtsalt 6 kuu Euriboriga laenude väljastamine. Muidugi pangad selgitavad üsna hästi, eriti Swedbank, et kuidas moodi see baasintressimäär täpselt lõpuks kujuneb. Ja seetõttu on väga keeruline öelda, et mis on siin õige või mis on vale. Jällegi oluline on see, et milline on kliendi teadlikkus, et kas ta saab aru, kuidas moodi see baasintressimäär kujuneb, et millised riskid on kliendi kanda ja kuidas ta tegelikult selle lõppkokkuvõttes madalama koguintressimääraga kompenseeritud saab. Aga siin jällegi nii ühel kui teisel juhul on kindlasti hea, kui on piisavalt finantspuhvreid, et siis võimalikele intressitõusudele saaks reageerida. Nii, aga lähekski võib-olla kokkuvõtte hinnangute järelduste juurde, et kõigepealt 2 slaidil räägiks hinnangutest. Kõigepealt Eesti finantssüsteemi stabiilsus on meie arvates jätkuvalt heal järjel. Kodumaised riskid on madalad. Liigse laenukasvu risk on hetkel väike, ehkki eluasemelaenuturg tervikuna on elavnenud, siis kasv on olnud suhteliselt mõõdukas ja see tugineb varasemast tugevamal alusel tänu tugevamatele bilanssidele. Samuti kodumaistest pankadest nende käitumisest tulenevad riskid on madalad tulenevalt kõrgest likviidsusest ja kapitaliseeritusest. Ja üks risk, mida me siis, millest me ilmselt hakkame ka rohkem rääkima, millest tuleb rohkem juttu, on madalate intressimäärade keskkond ja kuidas see võib hakata pikaajalisi riske mõjutama. Samas kindlasti suuremad väljakutsed on meil
väliskeskkonnast. Siin võib-olla kordaks üle Euroopa pankade krediidi kvaliteedi teema, et kui see krediidi kvaliteet tulenevalt majanduse nõrkusest peaks märkimisväärselt halvenema, et siis see võib mõjutada Euroopa majanduse rahastamist, tekitada finantsturgudel pingeid ja lõpuks võivad ka need riskid ühel hetkel jõuda Eesti finantsstabiilsuse riskidesse. Põhjamaade pankade osas me tõime välja siis selle rahastamise haavatavuse teema tulenevalt siis suurest turgudelt kaasatavate vahendite osakaalust. Läksin vist valepidi. Millised on siis selle hinnangu pealt järeldused ja mida selle kõigega tuleks ette võtta? Et kõigepealt on kindlasti tähtis, et Euroopa Liidu liikmesriigid panustaksid nii siseriiklikesse kui Euroopa Liidu ülestesse reformidesse ja nad hoiaksid oma riigi rahanduse korras. Et kui euroala majandusel läheb tänu sellele paremini, et siis see aitab kindlasti kaasa ka finantsstabiilsusele laiemalt ja sealhulgas ka Eestile. Teiseks, mis puudutab pankade krediidiriski hinnanguid, siis pigem peaksid pangad olema rohkem konservatiivsemad, tegema pigem rohkem allahindlusi. Nii nagu meie Eesti kogemus näitas, et suuremad allahindlused ja kiire reageerimine, avatum suhtlus, et see aitas kaasa ka kiiremale taastumisele. Samuti käesoleval aastal siis jõustub uus pangandusregulatsioon ja käivitub euroalal ühtne pangandusjärelevalve, kuna meie suuremad turuosalised on pärit euroalast väljaspoolt, siis meie jaoks kahtlemata on väga tähtis, et selline hea piiriülene koostöö, mis meil praegu on finantsjärelevalvete, keskpankade, rahandusministeeriumite vahel, et see säiliks. Ja samuti on tähtis, et selle pangandusliidu loomisel ei jäädaks poolele teele, vaid ta vedas tegeleda ka teiste teemadega nagu kriisihaldus ja hoiusekindlustus ning nende teemadega käesoleval aastal ilmselt on Euroopa Liidus ühed suuremad diskussioonid tulemas. Nii, ja lähemalt Eesti puhul siis meie jaoks on kindlasti tähtis, et Rootsi on astunud samme konservatiivsuse teel, et on kehtestatud uued likviidsusnõuded ja samuti siis peetakse plaane kapitaliseerituse tugevdamiseks. Kindlasti tähtsad sammud, et arvestades väliskeskkonna ebakindlust ja Rootsi majanduse finantssektori sisemisi haavatavusi ja meie jaoks on see kindlasti teretulnud seetõttu, et Rootsi pangagrupid omavad meil turul väga suurt osa. Ja päris lõpetuseks siis veel kord madalate intressimäärade keskkonnariskiks ja seal on siis kaks sõnumit, üks laenuandjatele, et laenuandjad arvestaksid uute laenukohustuste võtmisel, kui suured on nende finantspuhvrid, millised on konkreetselt nende laenulepingu tingimused intressimäära osas ja arvestama peab kindlasti sellega, et nendel oleks võimalik oma tarbimist siluda juhul, või tarbimist vastavalt kohandada, kui intressimäärad peaksid tõusma.
ja pankade puhul siis selles madalas intressimäära keskkonnas võiks ka ära märkida, et pangad ei võtaks kasumi kasvatamiseks liigseid riske. Täna muidugi peab ütlema, et me seda kindlasti ei näe, aga selles keskkonnas ilmselt on seda siiski paslik ütelda. Nii, minu poolt slaidide osas on kõik, et